Tervitus, enam-vähem täpsus ikka ennekõike. Tere tulemast meie tänasele infopäevale, kus me mõtleme, mõtestame ja plaanime ühiselt uut kaitsetööstusparki Eestisse. Ja meil on täna mitu esinejat, et te saaksite natukene üldist aimu sellest, miks, milleks ja kuidas, seda siis pikemalt. Ja räägime loomulikult ka investeerimiskeskkonnast, räägime valikpakkumise tingimustest loomulikult, aga ka erinevatest nõuetest ja lubade taotlemise protsessist. Ja teeme niimoodi, et kuulame kõigepealt ettekandjad ära ja siis saate te kõik oma küsimused küsida, ehk siis viimases plokis tehke märkmeid, saab võtta ka märkmepaberit, kui ei ole, või tehke telefonimärkmeid, et tahaks midagi kindlasti mingisugusel hetkel küsida. See on lihtsalt juba logistiliselt selles mõttes kõige parem, et meil on ka online ülekanne ja et suudaks ka online'is jälgida asja päris loogiliselt, siis kõigepealt kuulame ära kõnelejad ja siis juba saame küsimusi esitada. Ja ühtlasi on meil tänane nii ülekanne kui ka üritus kahes keeles, kes soovib endale klappe, et kuulata eesti keeles või inglise keeles, saab seda siis teha. Ja ega mul korralduslikus plaanis midagi muud öelda polegi. Võite loomulikult käia endale vett võtmas, kui kõht läheb ikka väga tühjaks, võtke siis ka võileib loodetavasti. Tunnete ennast hästi? Mis asja? Ja, siin on esinejate vesi, aga siinpool on esinejate vesi ja sealpool on siis osaliste vesi, osalejate vesi. Väga tore. Aga hakkame pihta ja läheme kõigepealt kaitsetööstuspargi idee ja eesmärgi juurde. Indrek Sirpmaa, palun. Tere hommikut kõigile. Hea meel näha nii palju tuttavaid nägusid ja ka uusi nägusid. Teatavasti meil oli konsultatsioon sellel teemal eelmise aasta lõpus, kus käis kusagil 20 ettevõtjat, kes huvi tundsid. See protsess on käinud nüüd mõnda aega ja tõesti hea meel on näha neid, keda me oleme juba kohtunud, kellega oleme kohtunud ja neid ka, kes on täitsa uued näod. See protsess, mis algas 2023. aastal, on jõudnud siis olulise verstapostini ja hea meel on näidata seda konkreetset maatükki, mida me pakume selleks tegevuseks ja rääkida täpsemalt nendest valikpakkumise tingimustest. Nii. See teema on valitsuse poliitiline prioriteet, mitte ainult selle valitsuse, aga ka mõne eelmise valitsuse. Ja miks see niimoodi on loomulikult sellepärast, et Eestis täna on väga tugev kaitsetööstus, aga laskemoona tootmist või lahingumoona tootmist meil ei ole või peaaegu et ei ole ja samal ajal me ostame neil aastatel ja ka tulevikus väga palju moona, investeerime väga palju raha sinna, nii et me oleme nõudluse poole peal, kui me räägime laskemoona tööstusest. Väga tugeval positsioonil. Me näeme, et oleks võimalik olla ka pakkumise poole peal tugeval positsioonil. Tööstuspargi eesmärk on luua selleks tingimused, füüsiline keskkond, kus on võimalik toota moona. Me tegeleme ka muude valdkondadega, oleme teinud regulatiivseid muudatusi, et seda keskkonda teha soosivamaks. Meil on olemas finantslahendusi, kapitalile ligipääsu pakkumise võimalusi, aga täna me räägime eeskätt sellest füüsilisest keskkonnast, kus on võimalik moona toota. See tööstuspark on eeskätt väärtuslik neile ettevõtetele, kes tahavad tegeleda lõhkeainetega mingil moel. Panna moona sisse lõhkeainet, teha lõhkematerjali, teha lõhkeainet ise ja kõik sellega seonduvat. Et relvatööstust või mingit muud kaitsetööstus valdkonda me seal tingimata ei näe, sellepärast me oleme ka selle koha leidnud kaugel asulatest, niimoodi, et see tegevus ei segaks inimesi. Tootmisprotsessid, mida seal pargis on võimalik teha, võimalik ette kujutada, lõhkeaine kui materjali enda tootmine, selle paneks siis igasugusesse moona kesta, miinidesse, millesse iganes, kuhu iganes seda on mõistlik panna ja mida iganes on mõistlik toota.
Me näeme, et seda tegevust suudavad väga hästi kanda ja teha eraettevõtted, toota moona. Küll aga riik läheb siis ise või arendab ise projekti, mille eesmärk on toota ka sõjalist lõhkeainet Eestis, mida me näeme sellise strateegilise tootmisvõimsusena, mis loob hea aluse moonatootmise ökosüsteemile. Nii et seda teeb riik siis koostöös ka erainvestoriga ja see protsess käib meil paralleelselt selle tööstuspargi valikpakkumise protsessiga. Mudel, nagu öeldud, me teeme seda koostöös riigi ja eraettevõtete vahel. Et me oleme veendunud, et mis iganes tootmisest me räägime, siis eraettevõtted on üldiselt väga efektiivsed, suudavad valida omale selle õige niši, õige toote valiku, suudavad seda müüa, pakkuda loomulikult meile, iga ettevõte, kes tahab sinna tööstusparki tulla, mõtleb ka Eesti kaitseväe vajaduste peale. See on loogiline ja loomulik, aga mis on ka oluline, on siis, et tootmine oleks ekspordisuutlik, ekspordivõimeline. Kuna me ostame küll palju, aga lõpuks see selline kasutus ja aastane käive ei pruugi olla nii suur, et kõiki tootmist kasumlikult siin püsti hoida. Me teeme siis koostöös, et riik teeb ära selle baastaristu, me oleme valinud ala, me teeme baastaristu, sellest räägitakse teile täpsemalt. Me investeerime sinna 50 miljonit eurot, see on tänase seisuga eelarvestatud plaan, võimalik, et see isegi suureneb, aga täna on see vähemalt nii palju ja siis me pakume seda maad, mis on välja arendatud ettevõtetele pikaajalise kasutuslepingu alusel kuni 70 aastaks, et anda piisav kindlus investeeringu tegijale, et see tehas, mille ta ehitab sinna, on pikaks ajaks tema käes. Meil oli valikus 5 ala, 2 tükki siis Ida-Eestis, Kirde-Eestis täpsemalt ja 2, õigemini 3 ala Lääne-Eestis. Et me oleme valinud siis peale põhjalikku analüüsi ja erinevaid kaalumisi ala number 1, mis on peamine ala, see on siis siin Pärnumaal, Lääne-Eestis. See on ala, mille me ehitame välja ja kuhu me selle pakkumise suuname. Kui peaks olema niimoodi, et on vaja rohkem tootmismaad ettevõtetele, siis me saame võtta ka teise ala ja teine ala on siin Lüganuse vallas Kiviõlis. Me loodame või me töötame selle eesmärgiga, et see ala saaks nii-öelda ametlikult planeeringu mõttes, riigi eriplaneeringu mõttes kehtestatud selle aasta augusti lõpuks. Ja siis on võimalik alustada ehitustegevusega. See laiem ajagraafik, täpsemalt räägitakse teile sellest valikpakkumisest kohe peatselt, aga selle projekti laiem ajagraafik on siis selline. Me teeme mingeid asju paralleelselt. See ülemine tegevus puudutabki planeeringut ehk ala leidmist ja baastaristu rajamist. Me oleme täna siis selles seisus, kus see ala on leitud või alad on leitud ja selle protsessiga minnakse edasi, aga kehtestatakse siis augusti lõpuks. Teine protsess, mis paralleelselt jookseb, on see sama valikpakkumine. Nagu te näete, siis me oleme valikpakkumise algusetapis, täna on infopäev. Augusti lõpuks loodame ka selle protsessiga jõuda ühele poole. Ja siis on juba need lepingud, et ettevõtted saavad seda maad kasutada. Ja ettevõtted, see 3. alumine liin, tegelikult paljud on juba koos või seda ettevalmistustööd alustanud. Ilmselt on ka neid, kes on siia protsessi sisenenud alles hiljuti, aga ettevalmistustöö tuleb teha, nende materjalide hindamine, mida me valikpakkumise käigus hindame, me eeldame, et need on põhjalikult koostatud ja see töö jätkub ka siis, kui on välja valitud need ettevõtted, kes sinna tulevad, peavad saama tegevusloa, ehituseks vajalikud load ja nii edasi, nii edasi. Nii et 26. aasta on ehitusaasta, me võib-olla, ma arvan, et meil on ka suhteliselt kindlalt täna, et me suudame mingisugust baastaristut hakata ehitama selle aasta lõpus, aga enamus ehitusest jääb 26. aastasse ja siis samal ajal paralleelselt me näeme, et ka ettevõtted tulevad ja alustavad oma ehitustegevusega. Ja 27. aastal, kui kõik läheb plaani kohaselt,
võiks kiirematel olla võimalik juba midagi toota seal. No vot, nii et mina olen siin, kui on küsimusi hiljem, siis saate küsida. Annan sõnajärje üle. Ja ma lihtsalt lisan ühe korraldusliku teadaande. Kõik need slaidid, mida te täna siin näete, need me saadame teile ka hiljem meili peale ligipääsuks ja ühtlasi on need slaidid tegelikult ka inglisekeelsed ja kõigil, kel täna on siin praegu, ma vaatan, klapid peas, võib arvata, et te sooviksite seda materjali saada inglise keeles. Just as we speak, praegu konverentsi korraldus prindib välja need ingliskeelsed handoutid. Nii et ma saan teile peagi loodetavasti toimetada, siis te saate ka paremini jälgida, et mis pilt ja mis tekst siin on. Seda tahtsin öelda. Ja küsimuste osas ka veel mainida ära, et küsimuste esitamine ka hiljem võib olla loomulikult siin saalis nii suuliselt kui ka Slido keskkonnas. Ja kõik need, kes online'i ülekandes siis vaatavad, esitavad oma küsimused Slido keskkonnas, need ma siis loen pärast siin ette. Aga nüüd läheme edasi, ma annan Robertile sõna. Kõigepealt suur tänu Kaitseministeeriumile ja Erkikile kaasamast ja kogu selle protsessi vältel tegelikult kaasas hoidmast. Mina olen Robert, olen Välisinvesteeringute Keskuse investorsuhete valdkonnajuht ja räägin hästi lühidalt investeerimismehhanismidest. Miks lühidalt? Sellepärast, et EISil või siis Enterprise Estonial, inglise keeles ütlen ka kohe ära, on palju teenuseid ja palju neid mehhanisme. Mis ma alustaks võib-olla ütlen ära nii palju, et kui te tunnete, et te tahate nõu pidada, arutada, siis võtke igal juhul ühendust nii Eesti ettevõtted kui ka välisettevõtted. Et kui meie meeskonna roll on rohkem toetada seda välisinvestorit, kes on võib-olla natuke keerulisemas positsioonis, sest ta ei tea turgu nii hästi, siis kindlasti paneme teid kokku ka õigete inimestega, kes Eesti ettevõtteid selles protsessis võiksid aidata. Ehk et täna räägin lühidalt kolmest sellisest mehhanismist, mis võiksid sobida. Küll veel kord tuletan meelde, et kui teil on küsimusi, mõtteid, siis olen täna õhtul või täna päeval veel siin, õhtuni tahaks olla ja võite alati ka kirjutada. Esimene on kaitsetööstusfond, mida siis võib-olla selline ajalooline fond mõnes mõttes, mida SmartCap riigi poolt juhib. Seal on kokku 100 miljonit eurot investeerimiseks ja selle juures on oluline võib-olla meeles pidada paari asja, et see on eelkõige või ennekõike ilmselt läheb sinna idusektori poole ja need investeerimispiletid on seal 5–10 miljoni kandis. Fond ise läks selle aasta alguses laivi ja kui teil selles osas on küsimusi, siis need SmartCapi kõige õigemad inimesed on meie majas, nii et saame need sujuvalt kokku panna. Teine on Euroopa Komisjoni poolt veetav EDIP või siis European Defense Industry Program. Selles osas on siin ka ilusti kirjas, et tegelikult Indrek Sirp on selles osas palju targem. Nii et Indrek on see point of contact selles osas, aga see on oluline meeles pidada, et kui selles osas küsimusega on, siis riik on oluline partner seal, et sinna jõuda. Seal on üht-teist, Indrek ilmselt noogutab, et vajab selline selgitamist selle programmi raames, aga selles osas hoiame teid ka kindlasti kursis. Ja võib-olla kolmas ja selline kõige käekatsutavam asi on suuremahuliste investeeringute toetus. Et ükski suur investeering ei ole lihtne teha, selle tõttu on riik mõelnud välja meetme, kus siis ekspordile suunatud investeeringud võivad saada riigi käest kuni 15% või 20 miljonit eurot tagasi cashback süsteemis. Kui investeering on tehtud, siis võimalik raha tagasi saada. See ei ole, muidugi seal on kaasatud ka mõned nõuded. Esimene nendest see, et investeering kaasaks endaga ka 30 töökoha loomise, mis on arusaadav põhjus seal taga, ja oleks ekspordile suunatud. Seal on üks väike erisus veel, et kui investeering tehakse Tallinna ringi, siis on see võimalik cashback kuni 10%, kui tehakse regiooni, siis on see 15%. Ja kuna ala on nagunii regioonis, siis on see protsent 15%.
kuupäevadest. Meede läks töösse märtsi alguses. Seal esimesed eelkonsultatsioonid on juba tehtud, aga eelnõustamine on selle meetme puhul kohustuslik. See on selle jaoks, et säästa ettevõtja aega, muidu kirjutate pika taotluse valmis, aga võib-olla mingi väike nüanss juba oleks teid takistanud seda meedet tegelikult kasutamast. Ja selle tõttu on eelnõustamine kohustuslik ja selle kuupäev on nüüd 11. juuli. Selle meetme puhul meie majas vastutav isik olen mina. Kui teil on küsimusi, andke mulle teada. Seda QR-koodi skännides saate otse meie kodulehele, kus te saate ülevaate ka selle meetme kohta. Aga kui teil on lisaküsimusi, siis kontaktpunkt olen mina, saatke mulle email, tulge siia juurde. Eriti just selle viimase meetme osas olen kindlasti teile abiks ja teiste puhul suunan edasi. Ja võib-olla kokkuvõtteks lihtsalt ütlen nii palju, et kui te olete nüüd siin ruumis või üle veebi välisettevõte, siis meie roll on olla ka teile partner nii-öelda Eesti vajalike kontaktide leidmisel, nendega kokkusaamiste korraldamisel ja üldse selliseks sujuvaks asjaajamiseks. Nii et võtke ühendust ja kui te olete Eesti ettevõte ja otsite välismaa partnereid, siis jällegi oleme õige punkt, et saate meie poole pöörduda, saame koos arutada, kas äkki teame kedagi, kes võiks teile sobida. Minu poolt tänud. Ja nüüd räägime ekspordikontrollist. Argo Kangnab Välisministeeriumist saab sellest lähemalt rääkida. Jah, tere päevast ka minu poolt, et ma esindan eelkõige Välisministeeriumi ja ka tegelikult siis, et tegelikult ma esindan siin sellist ametkondade vahelist organisatsiooni nagu strateegilise kaubakomisjoni, mis tegelikult siis milles on 6 erineva ametkonna esindajad ka olemas. Aga ma arvan, et tänase sellise lühikese ülevaate mõte on eelkõige siis selles, et kui te olete kõik oma ehitusload ja muud load kätte saanud, et siis on teie, ja kui teie tegevus on eelkõige suunatud ekspordile, siis on vajalik ka meie komisjoni käest taotleda ekspordi litsentsi ehk siis kauba väljaveo litsentsi. Nii, et kuna tegemist on kaitseotstarbeliste kaitsetööstuspargiga, siis loomulikult eelkõige siin kauba klassifitseerimisel suurt probleemi ei teki, et nii-öelda ja ka see kauba lõppkasutus on sõjaline, et tõenäoliselt teie nii-öelda sisse tulev, kui välja minev kaup vajab luba, aga siis loomulikult tuleb need täpsed kategooriad ka üle vaadata. Nii, aga siis eelkõige kas toode või nii-öelda teatud komponent, mida te kasutate, vajab luba või mitte, et siis võite loomulikult pöörduda meie komisjoni poole täpsema info saamiseks või siis ka ise teha natuke kodutööd ja vaadata sõjaliste kaupade nimekirja, mis siis on Euroopa Liidus ühtsed, aga igal liikmesriigil on võimalik sinna teatud eritingimusi juurde panna, aga niimoodi 99% ulatuses need siin nimekirjad on samad. Ja mis et eelkõige siis see puudutab, et see valdkond on väga põhjalik ja tehniline, et see hakkab siis peale ML1-st väikerelvadest kuni siis tehnoloogia ja tarkvara lõpeb ja ma saan aru, et tänase päeva fookus on eelkõige ML3 kategoorial, mis siis puudutab laskemoona ja omakorda see valdkond, seal on mitu lehekülge keemilisi valemaid ja kas need formuleeringud, mille järgi siis on võimalikud need kemikaalid kategoriseerida. Nii, aga seal muidugi on ka teatud võib-olla kaubagrupid, mis luba ei vaja, et loomulikult siis see tuleb enne nagu meiega läbi rääkida ja konsulteerida soovitavalt. Aga kui juba rääkida väljaveost, siis oluline moment on ka see, et kas see toodang läheb Euroopa Liitu või kolmandasse, et Euroopa Liidu siseselt, mis puudutab nii komponentide sisse või väljavedu, on selline kergendatud või lihtsustatud asjaamiskord. Nii et ka see loataotlus on natukene kergem. Nii ja siis ma arvan, et paljud siin olijatest on selle keskkonnaga juba tuttavad, et kui konkreetne taotlus on vaja siis esitada online keskkonnas Stratlink. See info ja link on ka Välisministeeriumi koduleheküljes olemas, aga eelkõige võib-olla siis
info siin osalevatele välisosalusega firmadele, kellel on see esmakordne, et selle autentimiseks on siis vajalik Eesti ID-kaardi või Smart ID omamine. Ja siis lühidalt ka menetlusprotsessist, et kõik need vajalikud dokumendid on seal üles loetletud, aga siis üks oluline dokument, mida me ka küsime, on lõppkasutuskinnitus ehk siis End User Certificate. Ja selline keskmine menetlusperiood on meil 30 tööpäeva. Et sellega siis palun arvestada, et see taotluse esitamine ei jääks väga viimasele hetkele. Nii, ja siis sellega ma lõpetaksingi ja siis olen juba edasi valmis teie küsimusteks. Nii, tere ka minu poolt. Väga paljusid ma teist juba tunnen, keda ma veel ei tunne, siis mina olen Katri Raudsepp, olen RKIK-i peadirektori asetäitja ja räägin nüüd natuke tehnilisemat juttu, ehk ma annan siis ülevaate valikpakkumise protsessist, ajakavast, tingimustest. Ja ma ei ole siin täna üksi. Minuga koos on lisaks eelkõnelejatele terve rida eksperte Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusest, õiguse ja riigivara valdkonnast, samamoodi Kaitseväest, TTJA-st ja õigusbüroost Valles, kes aitas meil seda valikpakkumist kokku panna. Nii et ma julgustan olema hiljem aktiivsed, ma teen oma slaidid suhteliselt lühikesed, et kasutame ära siis seda, et meil on siin ruumis väga suur kontsentratsioon eksperte. Ma tean, et te olete nüüd valikpakkumise tingimused mitte ainult läbi lugenud, vaid läbi töötanud ja kindlasti on hulk küsimusi, et kasutame siis seda ära ja kõik vähegi segased teemad räägime üle. Maa-aladest ma palju juurde ei räägi, Indrek rääkis juba jutu ära. Eelistatud ala tõesti Pärnu maakonnas Ermistus, kasutada pindala, mida me seal kasutusse anname, on ligi 200 hektarit ja kasutusse andmine toimub hoonestusõiguse seadmise teel ja oleme plaaninud selleks kuni 70 aastat. Ettevõtetele kasutusse antava osa suurus selgub valikpakkumise menetluse tulemusena ja mida ma siin mõtlen, on see, et väga suur rõhk läheb läbirääkimistele, kus me saame aru, mis on teie vajadused, mida saame meie pakkuda ja kuidas erinevad ohualad kokku mängivad. Ehk siis selles faasis selgub sisuliselt siis see, et kui suur on see teie maavajadus. Asukohas ka, et kuidas ta meil paikneb. Ja esialgne krundi jaotuskava. Ei pea sellesse kinni jääma. See on praegu esialgne, mis meil repi raames on. Kohendame seda vastavalt maa-alade vajadustele. Osad kastikesed on siin halliks märgitud, et siis seal on kas mingid looduslikust takistused, näiteks jõgi, või siis rajame sinna oma paastaristut. Päris nii ei ole, et kõik valged lähevad välja jagamisele. Paar sõna ka täiendavast maa-alast. Me oleme jätnud repis ja valikpakkumises võimaluse, et me võime kasutusse anda ka täiendava maa-ala. Eelkõige juhtudel näiteks, kui see Pärnu ala tahtjaid on nii palju, aga me näeme, et perspektiivseid äriprojekte on rohkem, et siis võime tuua selle täiendava maa-ala juurde. Ütlen kohe disclaimeri ka ära, et me ei ole võtnud praegu kohustust, et me sinna täiendavale maa-alale hakkame paastaristut rajama, aga me ka ei välista seda. Ja kui me juba paastaristust räägin, siis räägimegi, see on järgmine punkt, millest me räägime. Indrek sissejuhatuses juba mainis, et riik on otsustanud siia
baastaristu rajada. Selle täpne maht, vajaduskoosseis selgub meil protsessi kestel. Taaskord on oluline etapp selleks läbirääkimised, kus me saame aru, kes on huvilised ja milline on see täpne vajadus. Aga me võimaliku koosseisuna räägime kindlasti ligipääsust, liitumistest, territooriumi sisestest teedest, aga ka moonahoidlatest, katseplatsist, tootmisjääkide hävitamisalast. Võimalik, et see nimekiri muutub, midagi tuleb juurde, midagi võib-olla ei ole vaja teha. Ja baastaristu kasutamise tingimused me fikseerime taristu teenuslepingus. Nii, rääkides tasudest nüüd. Tasud jagunevad meil 3 suurde kategooriasse. Eelkõige siis hoonestusõiguse kasutustasu. Ja see on meil hindajate abil välja selgitatud, ehk on 2862 eurot aastas hektari kohta. Ja see siis võib tarbijahinnaindeksist tulenevalt 3 aasta jooksul muutuda. Baastaristu kasutustasu. Ja siin ma räägin baastaristust selles võtmes, mis on konkreetsed ehitised, mida me anname, või siis ka rajatised, mida me anname kasutusse. Me kasutustasuna ei küsi tagasi liitumisi, valverajatisi, elektriliitumisi, aga siis näiteks moonahoidlad, katseplatsid, kõik need, mida me anname kasutusse. Ja 3. grupi moodustavad tavapärased haldamise ja kõrvalkulud. Pargi haldajateks esialgu jääb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, kus me siis osutame valveteenust, hooldusteenust ja siis loomulikult teie kasutatavad kommunaalteenused. Nii, ajakavast rääkides. See on teile kindlasti juba tingimustest tuttav. Ootame taotlusi 15. maiks, esmased pakkumised sellest 6 aega hiljem ja edasi kohe alustame läbirääkimistega. Praeguse hinnanguga me küsime teilt lõplikke pakkumisi augusti keskpaigaks ja loodame, et saame valikpakkumise tulemused kinnitada septembris. Ja siin ka väike vaade sellest, et missuguseid lepinguid me ette näeme. Kõigepealt siis võlaõiguslik hoonestusõiguse leping, taristuteenuse leping ja asjaõiguslik hoonestusõiguse leping. Ja selleks hetkeks peavad olema teil juba olemas vajalikud load, aga sellest siis Lauri räägib peale mind lähemalt. Kui lubadest veel rääkida, siis ma unustasin mainimata selle, et baastaristu punkti juures, et meie rajame baastaristu, aga need tootmisspetsiifilised ehitised, rajatised, samamoodi kasutusse antava krundi ettevalmistus, see on ettevõtete enda korraldada. Üldised projekteerimistingimused tulevad REP-ist. Tuli meelde praegu, et ma pidin lühenditest rääkima pikalt, aga ma siis ütlen tagant järgi, et REP on riigi eriplaneering. Ja konkreetsed projekteerimistingimused ja ehitusload tulevad TTJT-st. Nii, aga lähme siis protsessi juurde lähemalt. Teabevahetuskeskkond, lihtsalt mainin ära, et hoidke meie kodulehel silma peal, paneme sinna üles küsimused-vastused ja vajalikud infoteated. Kõik meie poole pöördumised saab teha läbi mainitud meiliaadressi, mis siin slaidil on. Teil on alati õigus tutvuda objektiga. Objektile juurdepääs on avalik. Ehk me ei korralda sinna ühist väljasõitu.
igal ajahetkel võite sinna jalutama minna. Ilus loodus, kaunis koht. Koordinaadid on siis leitavad. Ja natuke ka ärisaladuse kaitse tagamisest. Me kohtleme ettevõtete poolt esitatud informatsiooni konfidentsiaalsena, aga kes soovib meiega sõlmida konfidentsiaalsuskokkulepet, siis palun esitage taotlused ja sõlmime teiega NDA. Valikpakkumisel oleme seadnud ka tagatise, milleks on 7000 eurot. Võitjatel arvestatakse see kasutustasust maha, kes ei osutu võitjaks või otsustavad mitte pakkumist esitada, siis nendele see tagastatakse. Nii, nõuded ettevõttele. See on nüüd see osa, kus ma tahaks natuke juurde rääkida. Need nõuded, mida te siin näete, pärinevad kõik suuresti relvaseadusest ja on eelduseks sellele, et te saate omale tegevusloa. Aga me oleme saanud juba hulgaliselt küsimusi ka selle kohta, et mis hetkel see ärikeha olemas peab olema. Ja nüüd ma vaatan teile otsa, et te noogutate õigel hetkel, eks ole. Nii, ehk siis teil peab olema see ettevõtte loodud, kellega me lepingusse lähme võlaõigusliku lepingu seadmise hetkeks. Ehk enne seda, kui teil ei ole seda ettevõtet Eestis asutatud, ei peate seda ka tegema. Küll aga peab olema taotluse esitamise hetkeks meil teada see kirjeldus, kellega te sellesse projekti tulete. Esialgsed pakkumiste hetkeks peab olema see korporatiivne ja organisatsiooniline struktuur meile teada ja lõplike pakkumiste hetkeks peab olema olemas see kirjeldus, kuidas see ettevõte siis luuakse. Ja see on siduv, et kui te loote selle ettevõtte ja selle organisatsiooniline koosseinuline struktuur tuleb teistsugune, siis me võime seda mitte arvestada. Sai õigesti? Imeline. Tootmise esemest ma ei hakkagi rääkima, sest Indrek juba avas selle väga detailselt ära. Esimene etapp on siis taotluste esitamine. Ootame neid 15. maiks ja taotluste esitamine on pakkumiste esitamise eelduseks. Taotluse esitamisel ootame taotleja andmeid, ehk siis seda seltsingut, kellega te plaanite seda projekti ellu viima hakata. Kinnitused, seal oli valikpakkumise tingimustest saate läbi vaadata, aga seal oli see, et ei ole kriminaalkorras karistatud, pankrotis ega maksuvõlglane. Mingid tõendeid veel paberil esitama ei pea, kui teil on, siis muidugi võite, aga esialgu piisab kinnitusest. Ja siis millele palun rõhku panna on vabas vormis projekti kirjeldus. Me ei ole kindlasti struktuuri ette andnud, ta võiks olla natuke rohkem kui essee, aga sealt peab tulema välja, et mida te hakkate valmistama, kuidas te hakkate valmistama, mis on teie eelduslik maa-ala suuruse vajadus. Siin ma ütlen ka remargi juurde, et meil valikpakkumise tingimused selles osas lähevad muutmisele. Kui te praegu seda loete, siis jääb mulje, et te peate, see esimene suurus, mida te võite tahta, on 6,2 hektarit. Ja me muudame selle ära, ehk siis see soovitav maa-ala on teil vaba valida, aga me alustame 2 hektarist. Et alla 2 hektari me neid krunte välja ei mõõda, aga sealt ülespoole on siis vastavalt teie vajadusele. Siis rajatavate tootmisehitiste eskiisjoonised, lõhkaine kogused, investeeringu suurus. Ja miks meile on see oluline? Oluline on see, et me saaks juba ette aimu, et kes ja mis tooteid meile pakkuma tulevad, et me saame hakata kohe ette valmistama läbirääkimisi ja
arvestama enam-vähem nende ohualadega, mis me sinna paigutama peame. Ja siis oleme öelnud ka selle, et põhiomadustelt ehk siis valmistava toote, käidetava lõhkaine ja koguste osas me eeldame, et te jääte oma pakutu juurde kogu valikpakkumise jooksul. Järgmine etapp on esialgsed pakkumised, mida me ootame 15. juuniks. Siin siis kõige olulisem on tegevuskava projekt esimese 7 aasta kohta, ehk sisuliselt siis juba detailne äriplaan. Nii, ja sealt edasi on kõige olulisem, ehk alustame läbirääkimisi, et aru saada siis, mis on see, sest kui ma eeldan, et kui te esitate need esialgsed pakkumised, siis võib-olla ei ole see liiga hästi teada, kuidas kõik need ohualad, moonavajadused, mis on meie baastaristu, omavahel mängima hakkavad. Et siis läbirääkimised on see koht, kus teie saate aru, mida meie pakume ja meie saame aru, mida te vajate. Läbirääkimised toimuvad individuaalselt, on konfidentsiaalsed. Vajadusel teeme rohkem kui 1 või 2 vooru. Seni, kuni me jõuame sellesse kohta, et meil on kõik etapid ja tingimused läbi räägitud, et kui te esitate lõpliku pakkumise, siis me oskame teid sinna kaardile juba paigutada ja lõpliku pakkumise jaoks oskame oma baastaristu pakkumisega kirja panna. Ja edasi tuleb hindamine. Me oleme valikpakkumise tingimustes välja käinud esialgsed hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud. Me võime neid protsessi kestel muuta, sõltuvalt sellest, et me juba nendest konkreetsetest tegevusaladest, kes meile pakkuma tulevad. Aga põhimõtteliselt me hindame tegevuskava, investeeringu mahtu, võime hinnata käivet ja võime hinnata Kaitseväe potentsiaalset vajadust toote järgi. Hindamise protsessis me võime moodustada teie pakkumistest kategooriad. Eelkõige näiteks sellisel juhul, kui meil tuleb 100 hektarilisi taotlusi, näiteks 3 tükki, et siis me saame selles kategoorias teha oma hindamise. Või siis, kui ühte ja seda sama toodet tahavad tootma hakata mitu ettevõtet, samamoodi võime neist teha kategooriad. Aga seda me siis ütleme sellel hetkel, kui me saadame teile pakkumise esitamise ettepaneku. Et selleks ajaks fikseerime kirjalikult dokumenteeritult ära, et millised on hindamiskriteeriumid ja siis samamoodi, millised on need riigipoolsed tingimused, et mida me pakume. Saigi vist kõik? Et vastame pärast küsimustele. Jah, tere ka minu poolt. Mina olen Lauri Kütt, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist tehnikaosakonna juhataja. Ja ma räägin teile siis täna küllaltki lühidalt üldiselt, et kuidas on meil ette nähtud loemenetluse protsessid ja milliseid lube teil üldiselt vaja on. Aga alustakski, et üldine 3 põhilist luba, millest lähtuda. Esiteks on ettevõttele endale üldine tegevusluba, relvaseadus paragrahv 83 ülamärkaga siis 33 järgi, et seal on 6 erinevat kategooriat, olenevalt sellest, mida ettevõte soovib teha. Kas ta soovib toota moona tootmisel tuleb siis valida tegevusloa taotlemisel see vastav õige kategooria,
aga kui soovite relvi, sama tegevusloa alusel kontrolliesemed on sisuliselt samad, et tuleb lihtsalt selle tegevusloa taotlusele märkida, et ka see relvade käitlemine või siis vedu oleks selle tegevusloaga kaetud. Teine asi, mida on siis vaja jälgida, et mis on tegelikult tegevusloa kontrolliesemes, on selle vastutava isiku pädevuse tõendamine, et see ettevõttes vastutav isik, inglise keeles ma ütleksin ta kõige rohkem sihuke compliance officer või safety advisor, ehk siis isik, kes tagab kogu selles ettevõttes lõhkeaine ohutu käitlemine või siis relvade puhul relvade käitlemise nõuete kohaselt selle isiku pädevus peab olema tõendatud. Et kui me räägime siis moonast, kui me räägime lõhkeainet sisaldavast komponentidest, siis sellisel juhul peab selle vastutava isiku pädevus tõendatud olema siis lõhkematerjali seaduse kohase pädevustunnistusega. Selle pädevustunnistuse taotlemisest ma natuke räägin täpsemalt, aga kui ettevõte käitleb ainult inertseid komponente, siis on teised nõuded, et see lõhkematerjali seaduse kohane pädevustunnistuse nõue tuleb siis, kui on lõhkematerjaliga tegemist. Ja siis viimaseks on siis käitlemiskoha käitlemisluba, ehk siis selle objektile, teie tootmisüksusele peab olema siis käitlemisluba, et see on ka siis kolmas luba, mida on vaja. Et sellele eelneb muidugi ehitusluba ja kasutusluba või siis teatis, et kuna tegemist on riigi eriplaneeringu aluse alaga, siis seal need ehitusloa protsessid on mõnevõrra lihtsamad, et kõik loataotlused käivad läbi siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, läbi TTJA, ja see on mõnevõrra kiirem, kui minna läbi kohalike omavalitsuste. Ja lihtsam, nii. Aga natuke täpsemalt siis tegevusloa taotlemisest, et tegevusloa taotlemine toimub meil läbi siis sõjarelvade komisjoni, mille liikmeteks on siis lisaks TTJA-le ka Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Päästeamet ja ka Kaitseväe esindajad. Tegevusloa taotlemine peaks siis toimuma teie poolt läbi majandustegevuse registri portaali, kus on siis digitaalselt ettevalmistatud vormid, seal on vaja lihtsalt lahtrit täita, mõned dokumendid juurde lisada ja et sinna portaali sisse saada, peab olema siis ettevõtte, juriidiline isik juba mõistagi asutatud, talle volitused, vastavad isikud volitatud, need digipääsu saama ja kõik see on nii-öelda äriregistriga juba seotud. Mis on võib-olla oluline mainida, tegevusloa taotluse eest tuleb tasuda riigilõivu, see on siis 1570 € taotluse läbivaatamise eest. Nii. Aga mis tingimused on tegevusloa saamiseks? Tundub, et neid on palju, üldiselt nad ei ole võib-olla liiga keerulised, on sellised üldised nõuded ettevõttele, ettevõtte finantsseis peab olema siis adekvaatne, et üks on see osakapitali nõue, lisaks rõhutan võib-olla ka seda, et tegevusloa kontrolliese peab ettevõttel kogu ettevõtte tegutsemise ajal olema täidetud, ehk siis osakapital 25 000 €, mitte ainult taotlemise hetkel, aga kogu selle ettevõtte tegutsemise vältel, et seal, kui mõni tingimus ei ole täidetud, siis alustame menetleda, et see tingimus saaks täidetud. Et see nüüd ei tähenda tegevusluba automaatselt kehtetuks muutuks, aga siis alustatakse seda protsessi, et viia asjad vastavusse esimesel võimalusel. Osakapital 25 000 peab olema sisse makstud, oluline on see, et ettevõtte juhatuse asukoht asuks Eestis, selle ettevõtte osanikele on sätestatud nõuded, et nende taust ei kujutaks, oleks selles mõttes puhas, et ei kujutaks ohtu kas siis julgeolekule või siseturvalisusele. Oluline ka vastutav isik on siis pädevustunnistus, mis on siin punktis 6 välja toodud. Samuti on oluline teha taustakontrollid siis ka igale töötajale, aga ka olulisematele alltöövõtjatele, kellel on siis ligipääs ettevõtte siis territooriumile saatjaga või siis olulise teabele, mis võib ettevõtte tegevust natukene mõjutada. See ettevõte ise ei tohi turvateenust osutada, et välja arvatud
erandjuhul. Ja üldine siis on see Kaitsepolitseiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti hinnang julgeoleku ja ka üldise välissuhtlust mõjutavate asjaolude kohta. Oluline jälgida seda, et see ettevõte, mis asutatakse, sellega seotud isikud, et nende kodakondsus oleks ka siis kas Eesti, Euroopa majanduspiirkonna lepinguriik, Šveitsi või siis NATO liikmesriik, et väga hea. Kiirelt ka vastutavast isikust võib määrata füüsilise isiku, kes vastab siis järgmiste tingimustele, kas ta on siis samamoodi kodakondsusnõue, Eestis elamisõigus, elamisluba, ta peab alaliselt töökohta asuma Eestis, mis tähendab siis vähemalt poole 86 päeva siis aastast peaks isik viibima Eestis. Ja selle käitise juhtimisel ongi elementaarne, et see isik juhib käitist, olles objektiga seotud. Ja pädevustunnistus peab olema siis väljastatud, kehtiv pädeveksami pädevustunnistuse väljastamine käib läbi TTJA, selleks on eraldi võib-olla sihuke küllaltki lühike protsess, et vaja teha eksam, isik peab olema siis lõhkematerjalidega seotud valdkonnas töötanud vähemalt aasta, ta peab olema erialane väljaõpe, et ta suudaks ettevõttes tagada lõhkematerjali ohutu käitlemise ja nõuetekohasuse. Relvade kohal, kui ettevõte soovib lisaks moonale käidelda ka relvi, siis peab olema ka relvaseaduse kohane pädevuse tõendamine. Et need ei pea olema üks ja sama isik, et selles suhtes võib relvade ja moona osas siis määrata 2 eraldi vastutavat isikut. Et kui tegemist ongi suure ettevõttega, kellel mitu võib-olla tootmisala või tootmisharu. Kiirelt ka sellest käitlemiskoha käitlemisloast. Käitlemiskoha kontrolliese on küllaltki lühike paistab, aga siin on erinevad kihid, millesse siis tuleb süvenema hakata. Et oluline see, et kui seda tootmisüksust planeerima hakata, et siis te vaatate neid tingimusi, mis on selle tootmisüksuse rajatud, et juba ehitusprojekti raames me planeerime selle objekti vastavalt teie enda ettevõtte tegevusele, et mis hoones, mis tegevused toimuvad, mis kogused lõhkeained, millised ohualad, kõik see tuleb ehitusprojektis ette näha, määrata kogused, selle põhjal ohualad ja nii edasi. Need tingimused käitlemiskohale tulevad siis peamiselt relvaseaduse määruses number 11, mis on siis sõjarelvade, laskemoona, lahingumoona käitlemise nõuded ja kord, ja mis omakorda siis viitab lõhkematerjaliseadusest tulenevale määrusele lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded. Et siin kõrvalmärkusena lisaksin, et need mõlemad määrused, mille ma siin viitan, on tegelikult täna ajakohastamisel, et siin viimastel aastatega, kui on see valdkond siin elavnenud, on mitmed probleemkohad välja tulnud ja lähikuudel ma usun, et need kitsaskohad saavad ka lahendatud ja tulevad ka siis uued redaktsioonid nendele regulatsioonidele välja ja need tingimused seal muutuvad mõnevõrra täpsemaks või siis arusaadavamaks, üldjuhul ka leebemaks, et ei piiraks käitlemiskohtade rajamist. Aga üldiselt ikkagi ohutus peab olema tagatud, turvalise abinõud, et ohutus ja julgeolek peab olema tagatud, ligipääs piiratud, valvesüsteemid, kõik need riskid peavad olema hinnatud, ettevõttel endal tegutsemisplaanid, et kuidas ta riske maandab ja see ehitis ise peab olema sobiv selle tegevuse jaoks, mis seal toimub, et kui teil on siin täiesti erinevad olevad, mis ohuklassiga ainet ja millises vormis te seda käitlete, et mis tegevused on, sellest sõltuvalt tuleb ka siis hoonet projekteerida ja seda tuleb siis ettevõttel ise hinnata vastavalt oma siis ettevõtte tegevuse spetsiifikale, et kas käitled püssirohtu, mis on ühtede omadustega või siis käitled üks ohuklassi brisantset lõhkeainet, et seal tingimused on arusaadavalt teistsugused. Aga siin ootakski sellelt ettevõtet endalt seda kompetentsi, et kavandada need tegevused nii, et ta suudab ehitusprojektis lahti kirjutada, et kuidas ta tagab ohutuse ja siis
teie komisjoni liikmed, seal on nii Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Kaitsevägi ise, et vaatavad, et kas selle asjad ka reaalselt on tagatud. Nii, aga kuna aega oli vähe, siis ma rohkem selle osas ei peatakski. Et kui on küsimusi, siis kindlasti saan kommenteerida. Ka minu poolt, aitäh! Aitäh ja aitäh ka kõigile ettekande teinutele. Ma arvan, nüüd ongi kõige võib-olla parem hetk teile võtta sõna ja esitada oma küsimused. Oleme jõudnud küsimuste vooru. Tuletan ka meelde sedasama meiliaadressi, millest Katri ennist rääkis, isidai@rkik.ee, kuhu te olete ka juba seoses tänase päevaga oma registreerimissoovi saatnud. See on meiliaadress, kuhu saate saata jooksvalt, pidevalt oma küsimusi, täpsustusi. See on meiliaadress, kuhu te saadate ka oma pakkumused, nii esialgsed kui lõplikud. Ja kõik küsimused, ka need, mis täna siin kõlavad ja millele me vastust üritame anda, saavad ka pandud üles Kaitseinvesteeringute Keskuse kodulehele, siis Kaitsetööstuspargi alamlehele. Nii et nii inglise kui eesti keeles kõik püüame jooksvalt hoida teid kõiki samas inforuumis, et saaksite siis paremini ettevalmistustega algust teha. Ma küsin esimese küsimuse ära, mis on tulnud Slido keskkonnas. Ei hakka praegu teid ette rivistama. Ühesõnaga tuletan meelde, nagu Katri ütles, siin on väga palju erinevaid eksperte Kaitseväest, Kaitseinvesteeringute Keskusest, meie juristid, on kogu meie majanduskeskkonna finantsinstrumentide eksperdid. Küsige, kasutage võimalust, aga ma küsin esimese küsimuse Indrekule ära. See on tulnud Slido keskkonda ja ta küsib siis, küsija küsib, milline on riigi strateegiline nägemus Kaitsetööstuspargi osas? Kas riigi tugi on seotud ainult fondide kaudu toetusega, riigi maa rendile andmisega või pakutakse ka mingit security of supply tüüpi tehingut? Väga ootuspärane küsimus. Vastus sellele on selline, et me automaatselt ei paku seda, aga me ei välista seda tüüpi lahendusi. Ja miks ma niimoodi ütlen, on see, et me tahame, et see protsess sünniks era- ja ärihuvi ja riigi kaitsehuvi koostöös, et see kokkupuutepunkt tekib kuhugile. Me mõistame, et see on ettevõtetel oluline, et nad saavad kodukliendile müüa. Kuidas me seda lahendame, ma arvan, on juhtumipõhine, sõltub tootest või toodetest, meie vajadusest sellel hetkel ja ilmselt veel mõningatest asjaoludest. Nii et automaatselt kõigile ettevõtetele, kes tööstusparki tulevad, me ei paku kohe sellist võimalust, aga ma kujutan ette, et see võib olla teema, mida arutatakse siis muu hulgas ka läbirääkimist. Ühe küsimuse Slaidost veel ja siis meil on ka muide mikrofon seal Kermo käest, siis andke käega märku, sellepärast et nagu öeldud, meil on otseülekanne, siis jõuavad ka küsimused tõlkijateni ja ka ülekandesse, nii et kindlasti küsige mikrofoni ja tutvustage ennast. Aga ühe küsimuse küsin veel või äkki tahavad ka teised juurde öelda, aga kas investeeringu kindlustamine on ainult ettevõtja kulu või on riik valmis ka omalt poolt midagi katma? Näiteks kas sõjalise ründe korral, investeeringu hävingu korral on riik valmis midagi investeeringust kompenseerima? Vastus on mõneti analoogne eelmisele küsimusele vastusega. Ma arvan, et kui on sõjaolukord ja strateegilised tootmisvõimsused või objektid, ja see ei puuduta üldse moonatootmis, võib-olla midagi muud, mis on riigile olulised sellel hetkel, et tagada see suutlikkus teha edasi asju, toota, siis ma arvan, et riik on huvitatud leidma lahendusi, kuidas need asjad püsti hoida. Aga täna ei ole meil õigusruumis sellist automaatset lahendust, et pakkuda midagi taolist. Kogu see kindlustuse teema on oluline teema. Meile neid küsimusi on tulnud. Me oleme suhelnud Eesti Kindlustusandjate Liiduga selle protsessi käigus ka. Ja ma arvan, et see on väga oluline, kui te oma taotlusega esitades toote välja teie sellised vaated ja hinnangud ja võib-olla ootused sellele teemale. Me saaksime sellele siis pakkuda lahendusi. Täna ei ole õigusruumis mingit sellist lahendust.
aga ma arvan, et riik põhimõtteliselt on huvitatud, et strateegilised tootmisvõimsused oleks kasutatavad igal ajal. Aitäh! Võtame saalist küsimusi, kindlasti on teil valikpakkumise või ka muude ettekannete kohta ja kohe jõuab mikrofon ka teieni. Ja võite ka öelda, kellele küsimus on suunatud, kui täpselt teate. Tere, Sten Gavronski, täpselt ei tea, kellele see küsimus läheb, et see tegevusloa relvaseaduse kohaselt, et mis hetkeks peaks see nagu siis olema, kas siis juba taotluse hetkel või kui juba pakkumisteks läheb või äkki kütile või? Lauri või Katri? Või hoopiski meie head juriidilised abilised? Mul üks küsimus veel. Jah, ma vastan selle ära ja siis vaatame, võib-olla pääsen siit lava pealt. Et tere, mina olen siis Merit Lind-Soganov ja mina olen advokaadibüroo Wallace Partner, kes siis koos oma tiimiga aitas riigil seda valikpakkumist ette valmistada. Ja vastus sinu küsimusele seoses sellega, et mis hetkel tuleb hakata tegevusluba taotlema, on see, et kui võlaõiguslik hoonestusõiguse leping on ära sõlmitud, siis algab see protsess. Siis hakatakse tegevusloa taotlust ette valmistama, esitama, menetlema. Jah. Järjeküsimus oli, kuidas on lahendatud või mismoodi hakkab toimuma logistilised transportteenused? Kas see on ka riigi poolt nii Eesti sisene kui ka siis, et kuidas me valmis tooted nagu ka eksportida saaksin? Mismoodi on see lahendatud? Nii, kes võtaks vastata? Indrek? Tri? Ma arvan, et see lahendatakse nii, nagu iga ettevõte täna lahendab oma logistilisi vedusid. Ka seal on omad load nõutud, kui sa vead lõhkeainet või lõhkematerjali. Sellest me ei rääkinud nii konkreetselt hetkel, aga kui teil on täpsemalt küsimusi, ma arvan, et siin on võimalik seda katta. Aga mingisugused riiklikke vedusid, et me veame, eks ole, teie tehtud moona riigina tehasest kuhugi sadamasse või raudtee kaubajaama, et selliseid lahendusi me ei plaani pakkuda, et see on ettevõtte enda hool vaadata, et see kaup siis jõuaks, kuhu ta peab jõudma. Või siis selle kauba ostja hool, et ta ostab ja siis veab ise, kuhu ta seda tahab vedada. Nii, kas tõuseb mõni käsi? Kas soovite esitada küsimuse? Ma küsin siit, sealt jah, väga tore. Tere, mina olen Jens Haug. Mul on küsimus selline, kas ettevõtjale, kes sõlmib seal selle lepingu, tuleb veel asja ajamist kohaliku omavalitsusega, Pärnu, Suurvalla, linnaga või mis iganes muus vallas peale kohaliku jäätmega korraldus? Nii. Tahaks öelda, et ei tule. Kindlasti on mingisuguseid aspekte, millele me praegu mõelda ei oska, aga nagu ma ütlesin, siis üldised projekteerimistingimused tulevad juba riigi eriplaneeringust, detailsed projekteerimistingimused TTJA-st, ehitusload, raieload samamoodi. Ma võib-olla lisan siia selle, et me laias plaanis ju kohaliku omavalitsusega muidugi koostööd teeme. See, kuidas üks või teine ettevõte seal, mismoodi see koostöösuhe saab olema, on üks asi, aga meie või täpsemalt Kaitseinvesteeringute Keskus loomulikult selle pargi haldajana peab kohaliku omavalitsusega koostööd tegema, muuhulgas ka kohaliku kogukonda silmas pidades. Nii et koostöö on, aga milline saab olema, näiteks kas või katsetamiste asjus, eks ole, et millal tohib teha katsed niimoodi, et see ei segaks võimalikult vähe kohalike elanike sealkandis. Ma arvan, et sellistes küsimustes koostöö on vajalik ja möödapääsmatu, aga kas on mingid lube veel vaja menetleda kohalikul omavalitsusel? Tundub, et põhiasju ei ole, aga vist lõpuni ka ei saa välistada, et mingid. Vastus on see, et ei ole täna teadnud, et mingid lube on vaja menetleda kohaliku omavalitsuse. Ma küsin ühe küsimuse slaidos samamoodi moonahoidlate kohta, et kas need on plaanis siis RKIK-ile ehitada ja ettevõtja neid ehitama ei pea
ja kas need sisalduvad pargi antud siis suuruses või on see lisamaa-alal hoopiski? Selle kõik me täpsustame läbirääkimiste käigus, aga praegune plaan on tõesti see, et RKIK ise ehitab need moonahoidlad. Meil on otstarbekas seda teha ühel alal, mitte niimoodi, et iga tootja enda juures teeb, et mis ajab need ohutusalad liiga ebamõistlikuks, ehk siis jah, RKIK ehitab ja annab kasutusse. Saalist küsimusi? Üks küsimus on pädevuseksami kohta, mis siin ka slaididelt läbi käi, et kas pädevuseksam on ette nähtud läbi viia ka inglise keeles? Regulatsiooni järgi pädevuseksami läbiviimise keel eesti keel, aga sinna on võimalik kaasata tõlk. Ehk siis ütleme nii, et on aktsepteerida see, kui inimene kirjutab inglise keeles. Ehk siis jah. Aitäh. Nii, ja siit küsimus, kohe tuleb mikrofon ka. Kadri Pedas, Hollandi saatkond, et siin oli öeldud juriidiline isik, et kas see tähendab Eestis registreeritud isik saab taotleda või kuidas see on? See registreerimise asukoht oli vist veidi laiem, aga tema juhatus peab asuma Eestis, aga Merit, see võib-olla ütleb detailis. Jah, ma korraks täpsustan, et selleks, et taotlust esitada valikpakkumise menetluses, ei pea ennast Eestis asutama. Ehk et see võid olla näiteks kuskil ükskõik millises riigis asutatud juriidiline isik, eks ju, ja esitad taotluse. See on väga okei. See asukoht, millest räägiti slaididel, käib selle tegevusloa menetluse kohta, mis algab siis, kui võlaõiguslik leping on juba sõlmitud ja asutatakse see juriidiline isik, kes läheb tegevusluba taotlema. Üks täpsustav küsimus veel, et seal oli öeldud need nii-öelda taustauuringud, et see algab ka ikkagi alles siis, kui võlaõiguslik suhe tekib või kas see ei olnud nagu üks etapp varasemalt? See mõte on selline, et RKIK selle valikpakkumise menetluse raames ei võta üle tegevusloa väljastaja pädevust, et selles mõttes ikkagi see põhjalik tegevusloa väljastamiseks vajalik taustakontroll ja kõik see tuleb ikkagi tegevusloa menetluses nende pädevate asutuste poolt, kes seda on õigustatud tegema. Mida RKIK teeb, on see, et me oleme kehtestanud valikpakkumise tingimustes mõned sätted, mis justkui nagu valmistavad seda natukene ette, et meil on enam-vähem teada, missugune see seltskond on, kui usaldusväärsed nad meie hinnangul ikkagi on, et kui suur on tõenäosus, et nad selle tegevusloa ikkagi saavad, eks, et mõnes mõttes ei ole ju mõtet sõlmida lepinguid ja siis teada, et see seltskond ei saaks mitte kunagi tegelikult tegevusluba. Nii, tuletan siis meelde, et tõepoolest kogu aeg, igal ajal saate esitada küsimusi issid.rkik.ee ja need me ka kodulehel avaldame ja ka, et teised teie siis võimalikud kolleegid või konkurendid saaksid teada, mida põnevat te küsite. Kas on veel küsimusi saalis? Kui ei ole, siis ma vaatan, et kas Laidos on suhteliselt rahulik. Küll on küsitud väga spetsiifiline küsimus, milline on ettevõttele garanteeritud elektrivõimsus Pärnumaal. Kas me saame seda siin ära vastata, kas täiendaval maa-alal pole ette nähtud elektriühendust, kas meil on selleks pädevust või on see midagi siiski me peaksime natukene täpsustama. Anname ikkagi korra äkki mikrofoni. Jah, Marti on siit, ma ütlen üldiselt, täna selles metsas, mis on Pärnumaal, seda ühendust ei ole, aga selle ühenduse me sinna selleks ajaks loome. Võimsustest me oleme rääkinud oma plaanitud võimsusest, mis on kuni 4 megavatti kogu sellele alale, aga ma arvan, et see täpsustub ja see sõltub väga otseselt ka sellest, mis tüüpi tootmise seal on ja palju nad vajavad elektrienergiat. Et see võib olla väga erinev. Nii et see selgub, see on üks asi, mis selgub täpsemalt nagu selle protsessi käigus.
ja tere! Mul palju rohkemat lisada ei ole kui seda, et esimeses plaanis on see keskpinge läbilaskevõime suurusjärgus 2,5–3 megavatti. Nii et alguseks peaks sellest isegi piisama. Seda ilmselt on võimalik kogu riigi võrgu olukorra paranemisel ka veel hiljem suurendada. Nii, ja üks küsimus on slaidus veel, ma siis püüan oma inglise keelt hääldada. Ma arvan, see võiks olla nii Indrekule kui ka Katrile. Drawing from recent experience. Arvestades hiljutist kogemust, kui on uued tehnoloogiad ja on asendatud pärandtehnoloogiad, siis kas te ka alustavaid ettevõtteid uute toodete väljatöötamiseks eelistate selleks, et võimendada uusi tehnoloogiaid, tärkavaid tehnoloogiaid? Aga võite vastata ka eesti keeles, sest et ka tõlgid on olemas. Kui küsimus on selles, kas me riigina ehitame mingi tehase, mida startup või startupid saaksid kasutada, siis täna sellist plaani ei ole. Ma arvan, et see on jällegi üks asi, mis on võib-olla üldsegi lahendatav nii, et need ettevõtted, kes hakkavad moona tootmisel pargis, saavad pakkuda oma võimsust, oma võimalusi ka ettevõtetele, kes ise ei taha näiteks moonatootjad olla, lõhkeainega tegeleda ei taha, küll aga teevad droone ja tahavad lõhkepead sinna külge panna. Seda on võimalik lahendada ettevõtte koostöö raames, business to business. Kui selgub, et on tohutu huvi startup kogukonna poolt teha selliseid uusi lahendusi, mis sisaldavad kuidagi lõhkeainega tööd või lõhkeaine käitlemist, uut tüüpi lõhkepäid või mida iganes. Siis me peame selle teema juurde tagasi tulema, vaatama, kuidas me lahendame seda. Kas me aitame leida kokkuleppeid nende olemasolevate moonatootjatega seal pargis või me peame riigina ise tegema mingisugust inkubaatorilaadset tootmisvõimsust. Täna on lõplikult sellele keeruline vastata. Ma arvan, et see arusaamine, et jah, uued tehnoloogiad vajavad pinnast, et kasvada ja need on ka võimalik toota, aga lõpuks selle keemiaga tegelemine, lõhkeainega tegelemine, see on suhteliselt niisugune konventsionaalne klassikaline tegevus ja kui juba on ettevõtted, kes sellega tegelevad, siis peaks kõigepealt vaatama, kas nemad saavad aidata väiksemad ettevõtted oma spetsiifiliste lahenduste väljatöötamisel. Aitäh. Ja käsi püsti, mikrofon kohe tuleb. Tere, veel üks küsimus nende lisateenuste nagu veevarus, elekter selle kohta. Kogu selles pargis ilmselt tulevad mitu ettevõttet, kes puutuvad välisperimeetriga kokku. Milline on praegune nägemus ikkagi selle, kas see välisperimeetri julgestus on praegu pakutavad teenuste sees, kas ettevõtte vaheline valve on nende enda asi, kes seda pakub, millised on sellisel juhul, kui seda pakub riik, millised on sellisel juhul need piirangud, mis ettevõttele tulevad, kas ta saab sinna sõita siis kellega tahab või peab riigi julgeolekuteenistuse käskida igakordselt eelnevat nõusolekut selle jaoks. Üleüldiselt, milline see kontseptsioon on selle perimeetri julgestuse osas? Kontseptsioon on selline, et välisperimeeter ja selle valve on see teenus, mida ERKIK pakub. Nüüd, mis puudutab neid siseseid piirdeaedasid, on ettevõtte enda teema. Ma ei tea, Tambet, tahad sa täpsustada seda? Anna mikrofon, ole hea, siis kuulevad ka online kui ettevõte soovib sisse tuua veel täiendavalt kedagi, kas ta peab mingid etteteatamised tegema ERKIK-ile, kas ta peab tegema taustakontrollid eelnevalt, kuna see on juba ERKIK-i poolt valvatav territoorium ja värav, et siis kas need sisse toodavad inimesed, autojuhid, eksperdid, kas nad peavad eelnevalt olema heaks kiidetud siis selle julgeolekuteenistuse pakkuja poolt?
Tõenäoline vastus on, et jah, peab ette teavitama. Kindlasti ta ei ole selline, nagu oleks Kaitseväe territooriumile sisenemine, sest see ei saa olema Kaitseväe territoorium, aga mingisugused julgeolekureeglid seal kindlasti saavad olema ja need on siis need asjad, mis me läbirääkimiste käigus ka läbi räägime, et mis need olema saavad. Aga jah, teavitamise kohustus, ma arvan, et tuleb kindlasti. Nii, kui rohkem hetkel küsimusi pole ja ma vaatan, et ka Slido on vaikinud, siis ma arvan, et võime tänase infopäeva tagasihoidlikult kokku võtta. Nagu öeldud, icdi@erkik.ee on see meiliaadress, kus te saate siis lisaküsimusi esitada, saate lisainfot. Ega midagi muud, võtkeme ühendust ja teeme siis Eestit tugevamaks. Ja ilusat pikka pühade nädalavahetus samuti. Aitäh, et tulite!